Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse podcast räägib õppimisest, mis aitab inimestel ja organisatsioonidel areneda. Praktilised vestlused täiskasvanute täiendõppest, koolituste kvaliteedist ja tööelu muutuvatest vajadustest. Tervitus ja mul on rõõm, et oled tulnud kuulama Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse podcasti. Mina olen Delfi Ärilehe ajakirjanik Elise Kivi ja ühtlasi ka tänase saate juht. Ja tänane teema, mida hakkame lahkama, enne kui veel tutvustan külalisi, on noored ja karjäär. Ja vaatamegi otsa siis sellele, et milliste võimaluste ja ootustega noored praegu tööturule sisenevad ning räägime üldisemalt lahti, mis praegusel tööturul noortele vastu vaatab. Ja seda teemat aitavad täna hästi lahti mõtestada kaks väga kogenud eksperti. Külas on pikaaegse personalijuhi kogemusega juhtimiskonsultant, koolitaja ja coach Ülle Pind. Ja meiega on ka Irene Metsis, kes on samuti pikaajalise personalijuhi taustaga ja koolitaja, konsultant personalijuhtimise ning juhtimise valdkonnas. Nii et suur tänu teile tulemast. Ja tänane saade on ka sündinud uue noortele suunatud programmi Play the Future raames. See on Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ning Phoenix praktikumide koostöös sündinud programm 20–29 aastastele noortele ning selle eesmärk ongi aidata arendada tulevikuoskusi ja õppida oma karjääri teadlikult planeerima. Nii et kui tänane teema sind kõnetab, siis kindlasti tasub selle kohta kohe rohkem uurida ja miks mitte ka ise osa võtta, eks ju. Aga teemegi otsa tegelikult nüüd kohe lahti ja tegelikult küsiksingi alustuseks, et mis seal tööturul siis õige praegu toimub, et kui raske või lihtne on noorel praegu jalga ukse vahele saada? No, tööturul ja tööturg ja noored, võib-olla see on üldse alakasutatud valdkond olnud. Noortel on alati olnud keeruline tööturul uue sissetulijana kohe jalga ukse vahele saada. Võib-olla praegu lihtsalt kuidagi me julgeme sellest rohkem rääkida ja otsa vaadata sellele. Noorte töötus on kõrgem, eks ole, numbrid räägivad ju enda eest, et vanusegrupis seal 15–24 on vist noorte töötus 20% ja sealt edasi siis juba toimub selline langus kuskil 25. eluaastast on siis 7%, eks ole, läheb sinna võib-olla üldise tööturuga samasse keskmisesse, aga noored õpivad, noored lõpetavad koolid, tahavad endale leida oma võimetele ja kompetentsile omandatud erialale vastavat haridust, aga tööjõuturul on juba ennast sisse seadnud ka vanemad generatsioonid, kes ju ka tahavad tööd teha. Ja vanemate generatsioonide, võib-olla varasemate generatsioonide ka tööelus püsimise aeg on läinud pikemaks, ehk et inimesed ei lõpeta töötamist 60-aastaselt, vaid töötavad kuni 75–80, mis tõttu noortel see sisemine juba lähtuvalt sellest on nagu keerulisem. Kompetentsid on ees, tugevad kogemused on ees ja tuleb tööjõuturule noor inimene, kellel on ainult ülikooli või kutsekooli diplom taskus ja loomulikult ta on ju kehvemas seisus võrreldes teiste juba varasemalt tööturul olijatega. Mis sina arvad, Irene? Ma olen 100% nõus sellega, mis sa rääkisid, et võib-olla ma tooks juurde siia tööandjate vaate ka, et tõesti, et tööandjad täna on, ma arvan, kahesugused. Ühed on need, kes tegelikult väga hea meelega võtavad noored inimesed tööle ja mis on see täna võib-olla selline motivatsioon, on see, et noorte tehnoloogia teadlikkus ja kiire õppimisvõime, mis tegelikult nagu ajendab või inspireerib, ja mul on nagu väga hea meel kuulda, kus tööandjad ütlevad ka, et me hea meelega võtame noori tööle, sest et me õpime nendelt noortelt inimestelt, nad viivad meie äri edasi, nad aitavad meie organisatsiooni arendada, nad tuuvad uusi mõtteid. Aga teiselt poolt
on tööandjaid, kus see võib-olla barjäär on väga kõrge, sest et noore inimesega tuleb ka tegeleda. Et see ei ole nii, et sa võtad noore inimese organisatsiooni sisse, ütled, et siin on su töö, siin on su arvuti, hakka tööle. Et see ei tööta, see ei toimi, sest et noor vajab juhendamist, toetamist, kaasamist, et kõike seda, et selles mõttes, et on ka selliseid tööandjaid, kes ütlevad, et tegelikult me ei taha, me ei jaksa, meil on endalgi nii palju tegemist. Aga võib-olla see mõtteviis ei ole päris õige, sest et kui sa ei investeeri praegu noortesse, siis tegelikult kus su tulevik siis on, et ma olen hästi nõus, et täna töötatakse väga pika eani, aga ühel hetkel on meie noor generatsioon tööjõuturul ja neid on palju. Mis see hea mõtteviis siis oleks juhil, kes võtab noori tööle, et mis see eelis võiks ikkagi, mis eeliseid noor annab, kui sa teda tööle võtad? No ma arvan, et ega see ongi seesama, et niisugused nagu mõnusad, toredad ideed ja mõtted ja võib-olla natuke nagu raamist välja vaatamine, et noortel inimestel on oma kogemus, mida nad toovad tegelikult tööandjate juurde ja kogu see tehnoloogiline pool, et oleme ausad, et noor inimene nagu mõtleb ka nagu teistmoodi, see aju ülesehitus nagu justkui tundub, et on teistmoodi, et nad näevad nagu palju rohkem võimalusi kui meie, kes me võib-olla selle organisatsioonis sees oleme ja sageli tekib see kodupimedus, et sa nagu arvad, et sa tead. Ja mul on võib-olla ka nagu see enda hea lugu, kus tegelikult ka, ütleme, inimesena, kus sa võib-olla ei ole ka nagu liiga vana, eks ole, ma olin sel hetkel 40+, et sa mõtled, et ma ju tean kõike, eks ole, ma ju oskan kõike, mul on väga suur kogemus ja ma olen siin kõike näinud ja kõike kogenud. Olles ise samal ajal tööl personalijuht ühes suures organisatsioonis, helistas üks noor konsultant, kelle vanus ilmselt kuskil 20 kanti ta jäi, et ma arvan, 23, 24, 25 sinna kanti. Ja küsib, et kuulge, te värbate siin nagu kogu aeg inimesi, et teil on kogu aeg kuulutus üleval, et kas me oleksime, nagu saaksime kokku, et äkki meil oleks mingeid koostöökohti. Ja minu peas automaatselt hakkab tekkima mõte, no mida see noor inimene mulle ikkagi õpetada oskab, eks ole, et ma ju tean kõike. Aga ma olin nii palju lahke, et me saime kokku, ma võtsin oma kolleegid ka juurde, tegime ühe koosoleku, arutelu ja endal käib peas kogu aeg. Ma ju tean, kuidas asjad käivad. Ma olen seda tööd teinud nagu pikki aastaid. Ma olen kogemusega, me oleme kõik ära proovinud, mitte miski ei tööta. Et mis tal mulle ikkagi rääkida on? Ja see on see koht, kus ma sain aru, et stopp. Mida ma teen praegu, et ma tegelikult võtan ära selle võimaluse. Ja kui ma avasin nagu enda mõtte, et ja küll, et ma kuulan ära, siis selle noorel inimesel oli mitu head ideed, mida me ei olnud proovinud, mille peale me ei olnud tulnud ja anna võimalus on see, et väga sageli ma ise kohtan ka konsultandina töös praegu, et juhid jäävad kinni sellesse. Meil on kogemus, meie teame, kuidas asjad käivad, me oleme kõike proovinud, aga tegelikult anna võimalus inimesel rääkida ja nad toovad sulle geniaalsed ideed, nii et võib-olla see on see pool. Ja, et noored toovad, iga uus põlvkond, kes tuleb tööjõuturule, nad toob kindlasti kaasa just neid samu tuleviku kompetentse, mida me justkui ka tööandjatena püüame samal ajal õpetada juba varasemalt tööjõuturul olnud inimestele. Me ei ole võib-olla ka piisavalt üldse mõelnud sellele, et mis on meie ettevõtetes sellised kriitilised kompetentsid, mis tulevikus aitavad nii-öelda hakkama saada ja suurendavad meie ettevõtte siis jätkusuutlikkust. Noored tulevadki nende kompetentsidega, nad on kasvanud üles juba selles keskkonnas, eks ole, on juba sellele nii-öelda orienteeritud. Ja hea võimalus ongi see, nagu Irene ju ütles, et see on see selline põlvkondade ülene teadmussiire, me õpime üksteiselt. Võib-olla tänases keskkonnas on see eriti oluline, et kus tõesti erinevad põlvkonnad on tööjõuturul, 5 põlvkonda nagu kindlalt, eks ole, ja õppida on meil kõigil üksteiselt, aga just ka see tehnoloogia pool ja see selline tehnoloogia kasutamine ja nagu kuidas ka võib-olla seda kasutada ära ka tulevikus, ehk et mina usun väga sellesse, et just noorte, uute põlvkondade nagu ka koos me saame sellist tuleviku elu kujundada. No üks nagu võib-olla ka selline nagu markantne näide, millest on ikka räägitud, et noored ei taha tööd teha või nad ei taha nii palju panustada. Ja samas me räägime teises otsas, ma ka kuulen koolitaja ja konsultandina, et kutsutakse rääkima sellest, et kuidas õpetada inimestele seda tasakaalu ja vaimse tervise poolt nagu tähtsustada, et nad ei töötaks nii palju. Et siis ma ütlen, et kus kohas see nüüd siis, kellel siis nüüd nagu õigus on. Ja järjest rohkem ma kuulen, et
et tööandjad ka räägivad sellest, et vastupidi, et me peame noortelt õppima, et nad oskavad väärtustada oma elu kui tervikut, mitte ainult seda, et peaks 24 tundi ööpäevas töötama, vaid et elus on ka muud asjad, mis hoiavad meid ärksana, tervena, eks ole, jätkusuutlikuna, nii et ma arvan, et juba on ka ikkagi süvenenud see selline arusaamine, et uued põlvkonnad toovad nagu sootuks uut mõtteviisi ja me peaksime üksteiselt õppima. Ja mulle võib-olla siia lisandub ka see, et minu arust nagu noored inimesed on need, kes sunnivad ettevõtteid mõtlema selle peale, et mis on meie missioon, miks me eksisteerime, millist panust me ühiskonda loome, et seda küsimust küsivad noored inimesed aina rohkem ja rohkem. Ja see tegelikult paneb võib-olla mõtlema ka, et päriselt, et kas me lihtsalt teeme nagu tööd, teenime kasumit või me tegelikult loome ka mingit lisandväärtust, et see on ka nagu, mis tegelikult noortelt inimestelt nagu aina rohkem tuleb ja mulle see hästi nagu meeldib. Nagu te just mainisite mõlemad ka, et noortelt on hästi palju õppida, siis samamoodi noored mõtlevad ju, et kogenud inimestelt on väga palju õppida. Ja tegelikult ongi, et kõlama on jäänud selline hästi häiriv trend, et kui noor lõpuks leiabki sobiva pakkumise endale ja kandideerib, et siis statistika järgi lausa iga 3. kandideerija on kogenud olukorda, kus pärast avalduse saatmist valitseb lihtsalt vaikus. Et tegelikult siit tulebki küsimus, et kuidas siis nende sadade seast välja paista, silma jääda, et tegelikult see probleem on ju tundub, et täitsa päris, et miks ettevõtted neid potentsiaalseid töötajaid niimoodi ignoreerivad ja kuidas siis ikkagi koputada valjemini uksele. Siin on, ma arvan, selles ühes küsimuses on 2 poolt, et üks pool on see, et kui järgneb nagu vaikus, siis mina ütlen küll, et see võib-olla ei ole ka õige tööandja, kuhu peaks kandideerima, sest et elementaarne viisakus on see, et tööandjad ikkagi vastavad, aga kui sa ei pääse nagu löögile, siis on nagu tõesti, et see on päris keerukas probleem, et oleme ausad, et ka personalijuhina, eks me näeme, et kui sul on konkurss, sul on 250-300 CV-d, ja see sisu on seal kõik väga sarnane, ehk et mõningane töökogemus, mingi ülikooliharidus, natukene hobisid siit, natukene vabatahtlikku tööd sealt, keeleoskus on ilusti, et väga raske on nagu sealt ka silma paista. Ma arvan, et siin on kindlasti üks koht, et võib-olla selline natuke nagu vormistuslik pool ja võib-olla läbi mõelda see, et mida ma päriselt tahan, mis on päriselt minu väärtus ja võib-olla mina julgustan küll, et võib-olla see CV ei pea olema selline, nagu ta on olnud kogu aeg. Mõtle raamist välja, mõtle midagi, tee teistmoodi. Ja mulle meenub üks lugu, ma isegi ei mäleta, kust ma seda kuulsin, aga et kus üks vist personalijuht ütles, et tema sai üle tüki aja käsitsi kirjutatud ümbrikus nagu selle kirja ja kandideerimissoovi. Ja see oli nagu vau, et nagu selline asi. Et eristu, ja ma arvan, et kui sa nagu suudad kuidagi eristuda sellest massist ja mõelda, et mille puhul mina olen eriline, mida mina saaksin välja tuua, et võib-olla see natukene aitab. Ja ma mõtlen just, et see, olles ise ka tõesti vaadanud, et Swedbankis töötades, et kui oli 1000, nagu lihtsalt näide, et kui sul on 100 praktika kohta, see on suurepärane, ettevõte pakub ikkagi sellist hulka, eks ole, suvel, ja kui sul on kandideerijad 1000 pluss ja need tõesti need kirjeldused, nagu CV-d, et püüa kuidas tahad, eks ole, kui sa kirjutad need samad ülikoolid, suvepraktikad, kui on hästi, kui on läinud, et oled saanud, nad on ikkagi sarnased, eks ole, et siis see, mida mina olen soovitanud, et mõelge selle peale, et teie tugevus on ju see, et mida te olete teinud juba kooli ajal, et tooge neid asju välja, et me ei ole ju, me oleme inimesed ju sellest nagu sünnist peale, et me käime lasteaias, me käime koolis, me teeme seal erinevaid asju, et on igasugused õpilasesindused, on oma need mis iganes hobi nagu kogukonnad ja nii edasi, et kus inimene on võib-olla noor, on võib-olla olnud kas eestvedaja või tegija, et neid asju rohkem välja tuua, et kuidagi me arvame, et loeb ainult kogemus, et kui on nagu töötasin aktsiaselts see ja see või OÜ see ja see, eks ole, aga mina ise olen vaadanud seda just, et nagu soovitust, et märkige seda, mida te olete veel teinud.
sest lõpuks, kui keegi hakkab, kui me ka teeme juba kogenud inimestega intervjuusid, et me vaatame ju ka seda poolt, küsime ka selliseid küsimusi, et mis on näited elust, et kus sa oled olnud võib-olla eestvedaja rollis, nagu mingis täiesti töövälises olukorras, et aru saada, kas inimene on pigem juhi tüüpi, eestvedaja, spetsialist, eks ole, kaasatulijad, et vaadata oma elu kui sellist rikkalikku kogemuste pagasit, sest et igal noorel inimesel on see juba ju olemas, eks ole. Et lihtsalt toon nagu enda elust näite, mis on mind nagu väga palju julgustanud noorena, kui minu klassijuhataja, mina käisin veel keskkoolis, eks ole, keskkooli lõpetasin ja hästi lahe klassijuhataja oli ja ta kirjutas kõigile siis iseloomustuse ja ta oli minule, ma ei olnud väga hea õpilane, mul oli kogu aeg midagi muud teha, eks ole, ma tegin nagu asjad ära, eks ole, nagu nii nagu enam-vähem, aga ta oli kirjutanud mulle ühe lause sinna, et teha tahtjate seas hinnatud seltsiline ja kui ma täna oleksin nagu tööandja ja ma saaksin sellise lause, et see tähendaks mulle nagu tööandja valiku juures väga palju. Et võib-olla siit tuleb see lihtsalt nagu ka hea soovitus, et võtke endale soovitusi, eks ole, ja pange need ka kirja sinna CV-sse. Jah, minu arust see on nagu hea, et ütlegi, et kirjutagi sinna, et õpetaja ütles sellise lause ja võib-olla veel, mis ma mõtlesin siia juurde, et võib-olla need tulemused, et tihti minu arust nagu noor inimene veidike võib-olla ta ei mõtle ka selle peale, et kui ta näiteks on spordis mingid tulemused saavutanud, ma olen teinud sporti, jõudsin seal sinna, eks ole, ma olen koolis teinud sellise asja, tegime sellise asja, kirjutasime kokku näidendi, esitlesime seda seal, et need on need asjad, mis näitavad selle inimese suhtlemisvõimekust, organiseerimisvõimekust, meeskonnatööd, tema pealehakkamist, tulemustele orienteeritust, et tegelikult hea personalitöötaja, hea juht loeb sealt palju rohkem välja kui see, et tõesti see mingi üks näidend, on ju. Ma kohe hakkan mõtlema sealt taga, mis sealt taga on, milline see inimese käitumine võib olla ja see eristab teistest ja see annab võimaluse pääseda laua taha ja kui sa juba laua taha pääsed, siis on juba hoopis teised jutud. Kas üldse on nii oluline neid CV-sid laiali saata, võib-olla või jälgida CV-keskust, võib-olla aitab hoopis minna otse kolistada veidi seal ettevõtte ukse taga ja öelda, et võtke mind näiteks praktikale või et teen vabatahtlikku tööd, et see tundub ka päris hea viis, kuidas esimest kogemust saada. Ja, ma arvan, et üks asi, et kohale minna võib-olla kõikides kohtades on täna keeruline ja väga paljudes ei pruugita sind ka vastu võtta ilusti, et oleme ausad, aga mis kindlasti, ma arvan, et sotsiaalmeedia, sotsiaalvõrgustikud, et LinkedIn on kindlasti üks koht, et mina olen saanud pöördumisi täiesti noortelt inimestelt läbi LinkedIni, Messengeri, et otsin sellist väljakutset, väga meeldib see valdkond, tahaks personali valdkonnas midagi proovida, mul ei ole kogemust, aga ma õpin Tartu Ülikoolis, et kas ma saaksin kuidagi teie ettevõttesse tulla ja kas või vaadata, kuidas see töö käib, on ju. Ja see on see koht, kus ma inimesena mõtlen, et vau, väga äge. Ja ma kohe kirjutan vastu ja loomulikult ma alustan võibollagi sellest, tule vaata, kuidas ma tööd teen ja pärast sellest tule vaatast kujuneb võibolla välja praktika, sellest kujuneb välja töö ja niimoodi ma olen päris mitu personali valdkonna tipptegijat on kunagi minu kõrval niimoodi alustanud, et täna on nagu hea vaadata, vau, kuhu nad jõudnud on. Ja just, et see ise kontakti võtmine tänapäeval et see ukse taha võib ka minna, kus uksed lahti on ja sa saad kohe vahetu kontakti, eks ole, ja jätta võib-olla endast mingi märk maha sinna, eks ole, see ei pea alati ju CV olema. Et aga jah, hea on see otse kontakti võtmine, et ei tohiks seda peljata, eks ole, et ju need inimesed, kellel juba on töökogemus, sageli nad ei pelga, nad võtavad otse ühendust, aga ma ütleks, et see vastamise tõenäosus on nagu tunduvalt väiksem, kui ma ise oletan, et kui pöördub noor inimene, eks ju, et kui sa pöördud ikkagi juba nende poole, keda sa ka võib-olla meedias on silma, sa tead ettevõtete juhtide nimesid, nägusid ja nii edasi, et üldiselt on need inimesed, kes on ennast ise pidanud üles töötama, nad ka väärtustavad seda, ja saavad aru nagu sellest punktist, kus võib olla noor inimene, et ta on samal teekonnal. Kirjutage nendele inimestele ja rääkige, mida te teha
oskate, milline te olete, millist väärtust te loote ja ma usun, et te saate ukse vahelt sisse. Mulle meeldis hästi, meenub üks lugu, et ma mingi aeg õpetasin bakalaureuse nagu loenguid bakalaureuse õppes EBS-is ja personalijuhtimise valdkond ja siis tuli LinkedInis tuligi pöördumine, et üks tudeng siis kirjutas, et ma olen teie tudeng, et kuna neid on palju seal, et sa ei tunne kõike nägupidi, nimepidi, et ma olen teie tudeng, kuulan seda loengut iga nagu nädal, et kas ma võin, kas te hea meelega võtaksite mind enda võrgustikku, kuna mind see valdkond väga huvitab. Loomulikult. Ja see inimene jääb meelde ja see nimi jääb meelde. Ja ühel hetkel, kui mul tegelikult tekib see mõte, et noort inimest on vaja, siis mõtlesin, et seal oli see noormees, see oli noor mees ka veel, et hästi nagu tore, et vaat sellised asjad on need, mida ma julgustan, et kui teil on keegi, keda, et kas näete kuskil, kes tundub äge juht või äge inimene ja võib-olla see ettevõte tundub nagu tore, et mina julgustan, mis on kõige hullem asi, mis juhtuda võib? No ei saa vastust. No mis siis ikka? Ja sellest tasu üldse nagu häirida lasta, et kõige parem asi, mis võib juhtuda, et te saate vastuse, teid kutsutakse sinna laua taha, kutsutakse kohale ja te saate sinna tööle. Ja et see isikliku võrgustiku ehitamine, et see on tänapäeval, me ju palju räägime sellest võrgustiku olulisusest ja võrgustumisest ja kogukondadest ja et see võiks olla, see on ka ju üks mõte sellel meie uuel praktikumide sarjal, see Play the Future, et see alguse mõte ju, see saigi ju sellest mõtte, et kuidas noori võimestada, eks ole, et julgustada ja ka see, et suurendada seda võrgustikku, et muidu me jääme ainult sellesse nii-öelda kogukonda või võrgustikku kinni, kus me koolis käime, kus me nii-öelda elame võib-olla, aga võrgustikud, see, mis pärast ju tekivad, on ju tunduvalt laiem, eks ole, et see võib-olla see Gen Z võrgustiku osa ongi üks mõte, eks ole, et me aitame ja toetame läbi selle programmi, selle laiema võrgustiku tekkimist ka noorte endi vahel. Ja toome ka neid nii-öelda tänaseid tegijaid pildile, et aitaks ka nendega juba võrgustikku luua. Kuidas tundub, kas noored oskavad seda võrgustikku hästi tekitada endale? Mina usun küll, et tegelikult ma arvan, et häid näiteid on väga palju ja minu arust, mis nagu noorte puhul mina väga-väga imetlen, oleks mina pooltki nii julge olnud kui tänasepäevased noored, et mina noorena olin väga-väga tagasihoidlik ja meid kasvatati ka natuke ilmselt võib-olla teistmoodi, aga täna ikkagi seda julgust on, et ma arvan, need, kes on julged, need seda kindlasti teevad, aga võib-olla võiks julgustada neid rohkem, kes seda võib-olla pigem nagu mõtlevad, et aga mis ma saadan või mis ma teen, et miks ma võtan, et see kuidagi nagu see hirm on nagu seal, et seda hirmu ei maksaks nagu hoida enda sees, et pigem ikkagi proovida, nii et No mulle tundub, et see ei ole ainult ühe põlvkonna teema, et selline võrgustumise nagu nii-öelda silmast silma kohtumise, võrgustumise osa on ju jäänud ikkagi tehnoloogia laienemisega nagu vähemaks, et me ikkagi suhtleme hästi palju online'is, eks ju, et oleme inimestega juba tuttavad, ma ei tea, pool aastat või aasta, kui me ükskord kohtume esimest korda, eks ole, ja võib-olla see võrgustumine küll, et seda oskust mitte minetada, tuleks nagu kohal käia, sest ja koos käies, kui me mõtleme nagu ka seda tööle asumist, seesama, et me saame ju ikkagi inimesest selle eheda kogemuse siis, kui me kohtume, eks ole, kui me kuhugi kandideerime, oleme me ikkagi kuidagi umbisikulisemad ja siis, kui me saame jala ukse vahele, eks ole, kui me näeme, et neid säravaid silmi ja seda nagu entusiasmi või siis seda, mida me tahame, mida me otsime selles uues töötajas, et ikkagi see on ka väga oluline, mitte jääda ainult online'i ja ma arvan, et uued põlvkonnad järjest rohkem jäävad online'i ja järjest vähem suhtlevad kui silmast silma väljaspool oma ringkonda. Oma ringkonnas, ma arvan, saadaks ikka kokku. Ja tasub minna välja, tutvusi looma. Aga see julgus, see on selline huvitav asi, et kirjutades ise ka neid lugusid noortest ja karjäärist, et mida tegelikult tööandjad tõid esile ka oli see, et vahest kippus äkki olema see, et noored on isegi natuke liiga julged näiteks palga küsimisega või tahavad hästi paindlikud tööaega. Et kus siin ikkagi see balanss nüüd leida, et on need noorte soovid ebarealistlikud või pigem on see tööandja mure?
ma ei tea, et selles mõttes, et jah, ma olen ka kuulnud neid lugusid, kus öeldakse noorte kohta, et noor inimene tuleb ja nüüd ta tahab 3000 eurot saada, endal pole kogemust, on ju. No lõppude lõpuks küsida võib kõike, eks, et aga selle peale ei tasu ka nagu pahandada, et ma arvan, et see tasakaalu koht ilmselt ongi see, et eneseväärtus, et kui mul on ka midagi pakkuda, siis ma tegelikult loon, ise tean, mis ma väärt olen. Ja ma olen alati kandideerijatele nagu ja ka noorematele ja ka vanematele öelnud, et sa pane paika enda see lävend, mis on see, mis tegelikult sinu jaoks päriselt on nagu see kõige olulisem ja miks, millist väärtust sa päriselt lood, et mitte lihtsalt number, ma tahan saada nii palju palka, sellepärast et keskmine palk on selline, ma tahaks 2 korda saada sama palju, vaid tegelikult on see, et mis ma vastu annan, et see võib-olla on see palga poole pealt. Aga paindlik tööaeg, et mina arvan, et see on täiesti adekvaatne soov, et tänapäeval ikkagi väga suur osa või enamik tööandjaid ikkagi, kui vähegi see töö võimaldab, et siis seda paindlikkust arvestatakse, tullakse vastu, proovitakse leida mingeid kompromisse ja minu arust on nagu see, et mina ütlen ikkagi, et kui sa ei küsi, siis keegi ei oskagi arvata, mida sa võiksid tahta. Aga kui sa juba küsid, siis on vähemalt see, et me saame leida kuskil mingi kompromissi, mingi kokkuleppe, saame need asjades rääkida, ma saan üle küsida, et miks su soovid ja ootused sellised on, inimene saab põhjendada, et kui sellel on põhjendus taga ja ratsionaalne selgitus, siis ma isegi arvan, et las ta siis olla, et see on see minu seisukoht. No ja palga läbirääkimine on kõigil põlvkondadel keeruline. Et see sõltub väga inimesest ja ka sellest teadlikkusest, et millist palka või millist tasu on valmis see tööandja maksma, mis ühes meie tööjõuturul, meie palga siis vahemikud on ikkagi väga erinevad tööandjatel, et see ei ole, et mis ühele tundub, et on nii-öelda üle võlli, see teises kohas on tavaline, eks ole, selline tubli keskmine palk. Et ma arvan ka, et see, mida peaks nagu enda juures harjutama, et mõtlema nagu ratsionaalselt läbi ka, et just see, mis sul seal taga on, eks ole, et lähtuvalt millest. Ja võt see on see nüüd see iseenda võimekuse äratundmine ka, et kui sul ei ole kõike seda kogemust CV-s ette näidata, siis ma ütlen, so what, et sul võib olla hoopis midagi muud, mida sa tood kaasa, ja lähtuvalt millest sa ei saa minna alla selle nii-öelda enda elustandardi miinimumi, et sa pead ju mõtlema, et see palk peab andma sulle ka äraelamise, eks ole. Et ja kui sa oled õnnetus, kui sa lähed selle väga madala palgaga ja kui sa ise näed, et su panus kindlalt läheb nagu nii-öelda on suurem, et see ka ei ole õige, eks ole, et sa tunned lihtsalt ennast siit alaväärtustatuna, et see ei tule kunagi kasuks nagu töö juures, eks ole, oma tööd. Aga see on see võimekuse teema, et alati, et mida mina olen ka nagu innustanud, et tehke ja paljud ka lapsevanemad oma lastele nagu pakuvad, et teha selline, mitte nüüd vaimse võimekuse test, aga pigem mingid isiksuse testid ja sellised koos sellise tagasiside vestluse või testi tõlgendamisega, et noor inimene oskaks ära tunda või märgata neid enda tugevusi. Et siis lähtuvalt sellest juba ka, sa saad aru, kes sa oled, nagu rohkem teadvustad seda ja sa julged ka selle rohkem nagu lauale tuua. Et just selles ka nagu IT-rollide puhul ma olen näinud, et tulevad noored juuniori kohale, eks ole, et nad loomulikult pakutakse neile sellist pisut madalamat palka, sest et IT-s nad alles alustavad õppimist, eks ole, ja siis on see palgavahemik ja nad kasvavad nagu nii kiiresti, et nad on 1,5 aastaga, nad on juba nagu selles mõttes sellel tasemel, mis on nii-öelda eelkäijad nagu samas rollis, samas organisatsioonis. Ja siis hakkavad noored liikuma, öeldakse, et nad ei taha olla ühe koha peal, aga õige, kõigil on õigus elada, kõigil on õigus, eks ole, leida endale kodu, maksta seda laenu ja nii edasi, et oluline on endasse uskuda, ma arvan. Ja minu arust on ka see, et mida ju, võib-olla kui nüüd generatsioonide teemal, et kui meiega nagu tööjõuturul tulime, siis oli ka nagu väga levinud see, et sa tuled nagu tööandja juurde, sa töötad seal 5 aastat, 5, 6, 7, 10, 20 on veel parem, eks ole, siis tänapäeval ikkagi ma arvan, et noor inimene täitsa rahulikult võibki ennast otsida. Proovi, katseta, et see võib-olla on natuke nagu ilmselt ka meie töö, et võtta maha neid eelarvamusi, et kui keegi vaatab, et issand noor inimene, ta on iga aasta töökohta vahetanud. Aga küsi järgi, miks ta seda teinud on, et see ei tähenda, et ta on kuidagi ära saadetud kuskilt. Ta proovibki ühte tööd, teist tööd, et seda loota, et ma satun õige valdkonna või õige asja peale kohe,
100%, et noh, ilmselgelt on väga vähe neid inimesi, kellel see õnnestub ja kellel nagu tõesti kuidagi läheb õnneks. Enamik inimesi ikkagi otsib ja me kõik oleme otsinud oma teed, et ja mulle nagu meeldib see, et kui vanasti, sageli öeldi ka, et lähed tööle, tee seda tööd ja mis siis, et sulle see ei meeldi, mis siis, et on raske, tee ikka, eks ole, et ikkagi tuleb olla pikalt tööl. Siis tänapäeval minu arust on nagu täitsa okei, et proovid ühte, proovid teist, otsid, vaatad ringi ja leiad selle, mis sulle tegelikult võib-olla lõpuks ongi nagu meelepärane. Et sest mida rohkem me teeme seda tööd, mis meile nagu päriselt meeldib, seda rohkem me anname, seda rohkem me oleme inspireerunud, seda rohkem me panustame ka tööandjale, nii et tööandja peaks olema väga õnnelik selliste inimeste üle. Ja kui nüüd rääkida, korraks sinna tagasi minna, et mis need uue põlvkonna sellised tuleviku kompetentsid, eks ole, ongi ju see, et me oleme miskipärast harjunud ju seda, et inimese tööroll on see, ma teen seda ühte asja selles valdkonnas, siis on teine töötaja, kes teeb teises valdkonnas, aga tuleviku kompetentsi ongi see nagu valdkondade ülene, eks see transdistsiplinaarsus, et me kombineerime erinevaid nagu valdkondi selleks, et nii-öelda see üks töö ära teha, et see ei ole, tööroll ei koosne enam ühest spetsiifilisest valdkonnast, et kui me räägime, et ma ei tea, nagu analüütikust, eks ole, siis analüütik peab oskama nii ühte, teist kui kolmandat, eks ole, ta peab tundma äri, eks ta peab olema majandusest näiteks arusaamine, samas ta peab IT-d väga hästi valdamas, ta peab midagi oskama ise modelleerida seal juures, et need on asjad, mida uus põlvkond oskab paremini, et nad ei ole raamides. Ja see kindlasti, see kõik viibki sinna, miks me hakkasime üldse seda praktikumide sarja kokku panema, oli see, et aidata noortel ära tunda neid enda võimekusi, eks ole, neid parimaid võimekusi ja julgustada mõtlema, et milles mina olen hea ja mida mina võiksin korda saata iseenda jaoks oma elus, tööjõuturul, eks ole. Sest et Irene mainis nii hästi, et ees on põlvkonnad, kes on harjunud sellega, et tuleb pikalt pingutada ennem, kui sa kuhugi jõuad, eks ole, et aga uusi põlvkondi ongi vähem tööjõuturul, et mis tõttu nende tulemist peaks kuidagi tähistama, ma ütleks nii, et tõesti, kui sa saad endale noore inimese tööle uute oskustega, siis ma arvan, et tööandja peaks olema nagu õnnelik selle üle. Nõus. Aga et selleks, et ta saaks just selle, eks ole, selleks peaks noor ise ka nagu tundma, mis on tema nagu see kõige parem panus. Just see mitmik karjäär tundubki tegelikult ju, kuhu poole me liigumegi, see käis nüüd päris põhjalikult läbi ka. Et kui siduda omavahel siis erinevaid valdkondi, et aga kuidas saaks noor juba äkki kooli või ülikooli ajal neid erinevaid maailmu omavahel ühendada? No see on juba õppimisest, eks ole, et oleks mõistlik ka koolis käies juba valida endale, eks ole, panna oma karjäär või oma haridus kokku ka juba, eks ole, ise. Ja selleks on muidugi väga hea, et kõigepealt siis peaks teadma, mida kokku panna, eks ole, milliseid aineid nagu endale valida, mida õppida ja selleks on hea kindlasti minna praktikale ettevõttesse. Et sa näed juba seal, et millised töörollid on ees, eks ole, ja mida saaks kombineerida, aga kõik ei saa praktikale, eks ju, nagu see ongi see, nagu see mõte on ju, et kuidas ära tunda ja ikkagi see teadlikkuse suurendamine, et mis on juba olemas ja mida mina võiksin hästi osata. Ma tuleks ka tagasi ikkagi enda juurde, et minu arust nagu väga palju ka räägitakse sellest, et ongi, et inseneeria on väga nõutud valdkond tänapäeval, et minge kõik insenerideks õppima, aga kui mingi noor inimene tunneb, et ma ei saa matemaatikas 1+1 kokku väga hästi, eks ole, mul ei ole seda nagu soovi ja annet, et siis ma ütlen küll, et vaata pigem nagu seda, kus sa oled nagu ise tugevam ja proovi leida selleks enda mingi haridustee ja minu arust on täitsa okei, et õppida ühte asja, siis õppida teist asja, vaadata, kus ma päriselt tegelikult ikkagi sobitun ja ikkagi see tuleb iseendast, et vägisi nagu teha seda, mis sulle võib-olla vastu meelt on ja võib-olla kui ka vanemad ütlevad, et tee seda, sest see toob raha sisse. See töötab mingi hetkeni, aga mingil hetkel sa teed selle switchi ikkagi ilmselt suure tõusega. Jaa, see on üldse, mida ükskõik mis põlvkondades räägitakse, et vanemad ja kuhu minna, mida õppida, et vanemad ja vanavanemad ütlevad, eks ole, ja see on normaalne, et noorel inimesel ei ole nii suurt eneseusaldust, eks ole, ja miks tal ei ole, sest tal puudub info. Tal puudub info selle kohta,
vaadata, noh, mis tööjõuturul loeb, mis siis kõigele lisaks hakatakse rääkima sellest, et mis toob nagu hästi sisse, eks ole, jäädakse ainult sinna kinni ja siis vahetatakse varsti jälle eriala, et noh, mina ikkagi alati julgustan ka noori, et usaldage ennast, et aega on õppida, lihtsalt oluline, et te olete töökad ja te tahate õppida. Aga loeb ka nii-öelda see enda teadlikkuse tõstmine, et vaadata seda, noh, mis need erinevad võimalused on, mitte jääda ainult sinna kinni, et mida sa arvad, et sa tahad õppida, et laiendada seda silmaringi ja nendest erinevatest valdkondadest aru saada. Ja noh, veel tulles sinna nende programmi, no kui ma räägin, et noh, meid väga inspireeris ju see kogu selle programmi kokkupanek oligi ju tingitud sellest, et me mõtlesime nagu, kuidas päriselt luua midagi sellist, mis aitaks käesoleval hetkel tööjõuturel olevat noori, ka need, kes saavad praktikale ja need, kes ei saa praktikale, eks ole, et kuidas seda noh, nagu tööjõuturu vaadet laiendada, kuidas iseennast nagu võimestada läbi nende samade testide, eks ole, et ennast tundma õppida, et nagu sellist teadmist tuua, pluss lisaks ikkagi see, et mis on täna oluline tööjõuturul, nagu kõik need CV koostamised ja kandideerimised, aga seda ka, mis tulevikus on oluline, eks ole, et noh, kuidas ikkagi see kuidas kosmosetehnoloogia määrab seda, kuidas me tulevikus hakkame tehnoloogiat kasutama, juba täna kasutame, et lähme sellest AI-st kaugemale, et see on lihtsalt üks tulem, üks väike asi selle suure asja juures, et ja võib-olla ka selle sama Gen Z programmiga, et me ju tahame seal seda võrgustikku suurendada ja laiendada, me tahame, et noortel tekiks kontakt võib-olla nende tegijatega, kes on ise midagi korda saatnud ja et läbi selle suurendada oma võrgustikku, aga ka seda võib-olla eneseusaldust suurendada, et valikud ei toimuks ainult selle läbi, mida vanaema või ema või isa ütleb. Vot, AI käis esimest korda läbi, mõtleme, räägime noortest, karjäärist ja polegi veel AI-st rääkinud. Et see AI jutt on küll selline, et räägitakse, et küll ta võtab tasapisi kõik need tööd ära ja siis teisalt räägitakse, et ega ikka ei võta küll ja et kuidas teie seda näete, et kas AI tasub ikka noorel praegu enda selliseks kasuks pöörata, et mina oma peas mõtlen, et no mitte oma peas, sellest muidugi räägitakse ka juba palju, et praegu saab ju põhimõtteliselt terve tiimi töö teha ära, on ju AI-ga, et ettevõtete tegemine ei peaks olema lihtsam kui kunagi varem ja kindlasti tasub selle enda kasuks see pöörata, sest et see on see koht, kus mitte AI ei pruugi kõiki töid ära võtta, vaid tegelikult võtab ära see inimene selle töö, kes AI-d kasutab, ja ma olen näinud neid tänulikke äriettevõtete esindajaid, kes on võtnud tööle noore inimese ja kes on suutnud AI-ga tööprotsesse optimeerida, mingit dubleerimist välistada, midagi teha efektiivsemaks, on ju, panna kuidagi tööle niimoodi, et sa tegelikult saad aru, et vau, mul on kasu sellest. Et jah, et noh, see peab olema nagu see oskus, et kui sa seda oskad kasutada õigel ajal, õiges kohas, et siis ma arvan, et see on kindlasti üks võti, et ilmselgelt noortel on siin eelis, sest et see teadmine, taipamine, see oskus seda AI-d kasutada, oskus teda treenida, oskus leida neid õigeid AI-sid, eks ole, et kust kohast need õiged kohad on, need töövahendid, see on kindlasti noorte eelis ja vot see on see koht, kus tegelikult ka noor inimene saab öelda, et kui sa tuled organisatsiooni, või kui sa ka oled seal, kuulge, ma õpetan teid ka. Et seda ma olen ka ise näinud, kus noored inimesed tegelikult ongi, nad oskavad seda väga hästi teha, nad on omandanud selle mega kiiresti ja nad treenivad ja õpetavad välja kolleegid ettevõtte sees, ja sellest on nii suur lisaväärtus, eks ole, ja nii palju aja kokkuhoidu ja kus inimesed saavad aru, et vau, me oleme teinud mingit lolli tööd täitsa kogu aeg, eks ole, selle saab nüüd keegi teine ära teha, nii et need võib-olla jah. Nii et ei tasu karta seda absoluutselt mitte. Ei, absoluutselt, et ma arvan, et need on kõik sellised utreeritud hirmud, eks ju, et see ongi see teadmussiirde koht, et kus see on mingi uus reaalsus, eks ole, et 5 põlvkonda tööturul, see ju jääbki nii kestma, eks ju, et varasemalt ei ole seda olnud, mitte kunagi esimest korda töö ajaloos üleüldse ja ka uuem põlvkond, et tasub ka mõelda selle peale, et nad ei jää igavesti kõige viimaseks põlvkonnaks tööjõuturul, eks ole, et varsti tuleb, eks ole, kui me räägime see alfa põlvkond, eks ole, kes on 2020 sündinud, nad jõuavad ka tööle õige pea, et kuidas ka nende käest õppida, ehk see selline üldine avatus.
aga ka see julgus ise kasutada ja õpetada, no palju räägitakse ja õpetajad on hästi mures, et noored kasutavad AI-d, eks ole, õppimise käigus, et no mina arvan isiklikult, et noh, see on ikkagi möödanik, eks ole, et me peame kõike pähe õppima, see on ju, et me saame palju rohkem õppida seda, kasutades baasasjadeks tehnoloogiat ja arendades ennast nagu teemadele, silmaringi, see annab meile aega, me saame oma silmaringi teistes asjades nagu laiendada, me ei pea kalkulaatoriga numbreid kokku enam lööma, mida mõlemad põlvkonnad ju andke andeks tegime, on ju. Isegi arvelauaga, mitte veel kalkulaatoriga. ja mina olen ka seda kasutanud, et aga kas seda on AI puhul näha, et ettevõtetel need esimesed töökohad justkui hakkavad ära kaduma, et öeldaksegi, et üldiselt ta võtabki ära need, mis on need algtaseme tööd, mis noortele just on väga kasulikud olnud seni, et kust alustada, et kust siis nüüd alustatakse? No võib-olla seal või kindlasti mingid tööd on, aga ma arvan, et ka sellised, et nüüd kui pöörata nagu ikkagi, et kui sul on vaja ikkagi AI-d juurutada või kuidagi organisatsiooni sees nagu kasutama hakata, siis tegelikult on ka see noor inimene, kes saaks võib-olla sellega sind aidata, nii et jah, ma olen nagu nõus, et võib-olla tõesti mingid need tööd, kus on mingi andmesisestus ja võib-olla tehniline töö, mille täna tegelikult AI ära teeb, et neid noored inimesed ei saa, aga ma arvan, et tekib palju rohkem võimalusi, mis on võib-olla huvitavamad tööd äkki, et mulle nagu tundub nagu sedapidi. Ja neid tööd ei peakski olema, eks ole, need tööd, millest me räägime, sest nendel töödel ka palgatase kindlasti ei ole kõrge, sest see lisandväärtus ei ole, eks ole, nii suur. Ja ma arvan, et mina olen näinud isiklikult väga häid praktilisest elust näiteid, kus ettevõttes on nii-öelda see tehnoloogiline pool või see automatiseerimine on nagu ära tehtud, ehk et sinna ei saagi minna sisse enam sellisele ametikohale nagu a la andmesisestaja, eks ole. Et andmed tulevad kõik ikkagi suurandmestikust ja sinna see oli hea näide, kui üks noor inimene, kellel oli siis väga hea haridus, ehk ta oli ise nagu sinna panustanud väga palju erinevaid asju õppinud ja ta tuli praktikale siis sisse ja ta tegi tegelikult juba sellist ikkagi edasi jõudnud nagu eksperditööd nende andmetega, et ja ma arvan, et siis on põhjust ka ju palka küsida rohkem, et ei maksa nagu karta, et ma ütleks, et see on see ikkagi enda see nagu vastutuse ja usalduse teema ka ja ma arvan, et seda olulisemaks saabki ka harituse tase. Ehk et mitte see paber, vaid see haritus ja väga äge on näha, kuidas noored võtavadki kasutusele selle nii-öelda uue hariduse võimalused, ehk et see, mida räägiti, et kunagi hakkab haridus koosnema nendest enda moodulitest, et sa paned ise nendest plokkidest kokku, mida sul vaja on, eks ole, et ma ei alatähtsusta kõrgharidust, aga kõrghariduse sisu sa pead ise looma, eks ole, lähtuvalt oma tugevustest, et see, milles sa hea oled ja nagu nendest asjadest, mis sind huvitab, nagu kokku panema, siis on ka töömotivatsiooni rohkem. Ja võib-olla siia juurde ka ikkagi, et minu arust on, et ükskõik, mis nagu tööd me ka tegelikult ei tee, siis ikka tööandja värbab aina rohkem ja rohkem täna seda nagu väärtuste ja sinu hoiakute järgi. Et see on nagu hästi oluline, et kui sa oled nagu loomult selline inimene, kes ütleme, et tahab teha, motivatsioon on olemas, silmad säravad, tulevikku orienteeritud, et siis see on kindlasti see, mida täna tööandja otsib, et kõiki asju võib juurde õppida, kõiki asju võib juurde õpetada ja tööandja võib saata sind koolitusele, kuhu iganes. Aga määrab ikkagi see, et kes sa inimesena oled, aga see, kes sa inimesena oled, algab sealt, kas palju sa ise ennast tunned ja mis on sinu tugevused, et me ju oleme omavahel ka, et nagu personalijuhtidena rääkinud päris palju, et me saame oma nõrkade külgedega tegeleda ja see on oluline, et ma teadvustan, et mis on minu need nõrgad kohad ja arengukohad. Aga kui sa keskendud nendele, mis su tugevused on, siis neid tugevusi saad sa palju paremini arendada ja need loovad sulle selle eduelamuse ja et siin võib-olla noortele ka sõnum, et teadke oma tugevusi ja keskenduge nendele, sest et sellega sa saavutad palju rohkem ja kui sa nagu tugevustele keskendud, siis sinu enesekindlus ka kasvab, nii et ja see on ka see, miks me võtsime ka selle tugevustele nagu suunatud, nagu, et tõesti oma programmis keskendume sellele, et me ei otsi seda, et kus on sinu arengukohad, vaid see, mis on sinu tugevused, mida saaksid ära kasutada, milline inimene sa oled, mis sind aitaks tulevikus paremini tööle.
ja sellele siis rajadagi oma ka nii-öelda ka need edasised töövalikud, erialavalikud, et sest karjäär ja õppimine ei õpe ju siis, kui sa lõpetad ühe kooli tänapäeval, et õppimine ju jätkub ja õppimine jätkub töökohal, eks ole, et sa teed selle hea valiku ja ka mis on minu arust ka üks selline raskuspunkt, et vahel nii süda valutab, et vaatad, et noor inimene läheb tööle ettevõttesse, kus töökultuur on ääretult halb, eks ole, et me ei oska selles vanuses nagu valida, et me valime nagu mingite näitajate baasil, aga kui me neid halbu tööandjaid enam ei valiks või neid, kes ei väärtusta inimesi, et hea või halb on suhteline mõiste, aga kui me ei valiks neid tööandjaid, et siis need tööandjad peaks ikka ise nagu oma kultuurile otsa vaatama, et igale poole ei maksa tööle minna. Aga kui ongi nüüd inimene, kes kuulab, tal ei ole väga palju kogemust, et mida see halb töökeskkond tähendab? Toksiline, ütlevad noored ise. Ega seal ongi, et mis seal siis on, et sa tunned selle kohe ära. Ma arvan, et sul pruugib paar päeva seal tööl käia ja sa saad kohe aru, et tegelikult, et sind ei kohelda nagu võrdväärse partnerina, sul on seal halb olla, keskkond ongi toksiline, et käivad mingid intriigid, sul tehakse haiget, mitte füüsiliselt, aga mentaalselt, et ma arvan, et need on need kohad, et põhimõtteliselt ongi, kui sa ei tunne ennast hästi seal, siis tegelikult see ongi see vastus, et siis see ei ole nagu hea. Ja inimese panust võib-olla ei väärtustata, ehk et see ei tõuseta nagu esikohale ja siis võib öelda, kas siis selline kultuur on liiga pehme, ei ole, et inimesed ikka saavutavad eesmärgid peavad olema ja on olulised ettevõttes, aga neid aitavad ikkagi saavutada inimesed, kes on väärtustatud. Ma hästi korra hüppan veel tagasi, et kui oli siin õppimisest palju juttu ja sellest, et ikka tuleb teha tegutseda sellel alal, kus sa oledki päriselt tugev, et kui ongi keegi, kes õpib humanitaariat, sotsiaalteadusi või mingid muud loomeeriala ja nüüd ta on pisut mures oma tuleviku pärast, et kõik räägivad ju, et insenere vaja ja tehnoloogia ikka, et sinna suunas vaadata, kui raha ja kõike muud tahad, et mida te talle soovitaksite, et kuidas ta saab ühe nii-öelda pehme eriala enda jaoks muuta sellise enda profiili seal tööturul tugevamaks muuta? Nagu me natuke rääkisime ka, et väga vähe jääb alles selliseid puhtaid profiile üleüldse töödes, et need on ikkagi kõik kombineerunud, et mis iganes me peame oskama tehnoloogiat tundma igas ametis, et see aeg on möödas, kui keegi sisestas andmeid oli analüütikuna hea, keegi tegeles nii-öelda sellise võib-olla rohkem inimestega suhtlemisega ainult, eks ole, see on möödas, eks ole. Et see on kindlasti üks asi, et iga eriala peab olema kombineeritud tehnoloogiaga, et sa peaksid suutma mõelda selles, kuidas oma teadmisi või seda enda tugevuste poolt ka tehnoloogiliselt väljendada, et see on kindlasti see üks külg. Tahtsin midagi... Ja ma arvan, et ma olen hästi nõus sellega, et ma arvan, et see ongi see kombineerimise koht ja tegelikult kui inimene ikkagi, kui talle meeldib humanitaar ja lähebki õppima psühholoogiat või mis iganes sellist nagu kirjandust, eesti keelt, muud keelt, eks ole, siis ma arvan, et see on täitsa okei. Aga selle õppimise ja selle töö peal, mida ta tegema läheb, seal on seda tehnoloogiat ikkagi vaja. Ehk et sa pead olema suuteline, võtame näiteks personalitöö, kui sulle meeldib inimestega suhelda, mida tavaliselt noored personaliinimesed ütlevad, kui sa tuled, miks sa tuled personalitööd tegema, mulle meeldib inimestega suhelda, ma saan sellega hästi hakkama, ma õpin psühholoogiat. Siis mina ütlen, et andmeanalüüsi pead sa ikkagi oskama. Ehk et tegelikult ei piisa sellest, et sa teed seda tööd, mis sul on nagu suhtlemisega sellega vaid sa pead ikkagi oskama kasutada seda tehnoloogilist poolt ja kõike neid kompetentse, mis on sinna juurde tulevad, nii et ma arvan, et see on hästi nagu kombineeritud. Ja, tõstsin sõrmes, et ma ära ei unustaks ühte olulist asja, mida tööandjad on ajast aega otsinud ja mida nad praegu otsivad nagu veel rohkem, et ei läheks kaduma, et see on see, nad ütlevad, et ettevõtlikku vaimu. Ehk et seda ettevõtlikkust, eks ole, et see nimetada initsiatiiviks, aga just see kaasamõtlemine, kuidas
ettevõttel võiks hästi minna, sest et see ongi see strateegiline mõtlemine ja kõik muu ja kui me mõtleme, et kes võiks osata hästi ka tulevikku tunnetada, ongi noor inimene, eks ole, et kui seda enda sellist tunnetust tuua ka ettevõttesse ja öelda, et see või teine või kolmas, üldiselt juhid, ettevõtte juhid ja omanikud, et nad ikkagi väärtustavad seda, kui nad märkavad, et on uued ideed, mis aitaks seda ettevõtet edasi kanda. Ja mitte karta seda, et kui see juhi uks on kinni, et siis koputada, minna sisse ja öelda, et mul on üks hea idee, et võib-olla ma võiks seda testida või proovida. Et ma olen ise saanud selliseid täitsa nagu raamist välja mõtlemisi, et kui mingite kampaaniate, selliste asjade suhtes, et kui sa näed, et su vanad mudelid ei tööta enam, ei tule näiteks mingid kandidaate või see kampaania, et lihtsalt me teeme seda ülikõrgel tasemel, aga idee ei tööta. Ja siis üks noor inimene tuli uksevalt sisse ja ütles, et kuule, mul on üks hea mõte, teeme selle Java siis selle spetsialisti, kuidas seda nimetatakse, ma mäletan ühesõnaga, teeme Java, teeme nagu selle teistmoodi, teeme motikaga, teeme Java motikaga selle, et see oli täiesti raamist väljas see moment ja mõtlesin, teeme ära. Ja teate, me leidsime need eksperdid tänu sellele reklaamile, eks ole, et see ettevõtlik vaim ja julgus raamist välja mõelda, et mitte jääda nende püstitatud raamide juurde. Minu arust nagu see, et noortel inimestel on tegelikult olemas see julgus, mida võib-olla teistel põlvkondadel on natukene vähem ja seda võiks võib-olla rohkem nagu esile tuua, et ei maksa nagu karta seda, et aga mis mina nüüd siin räägin või mis nüüd mina, et mul ei ole kogemust. Et võib-olla see koht on see, et ma tean, et mul on olemas see, et mul on mõte, ma lähen räägin, ma ütlen selle välja, et võib-olla seda julgust rohkem nagu eksponeerida ja neid asju, nii et ma arvan, et see aitab ka kindlasti kaasa. Ja mul on endal paar väga head näidet sellest, kuidas ma isiklikult olen neid piire ületanud ja kuidas minu nina ees on tööandja ukse kinni löönud ja pärast vaatasin, et 10 aasta pärast kõik see sai teoks, eks ju, et kui hea ja kindel tunne, ma ei hakka neid täna jagama, aga me kindlasti nagu jagame programmis ka neid julgustavaid näiteid, et nii nende nagu tänaste, kes seal esinevad tänased noored, aga ka juba need, kes on midagi ära teinud pikas perspektiivis, et need on naljakad lood, aga need on päris lood ja ma usun, et need mõjuvad ka julgustavalt, et selles just, et kuidas asjad sünnivad ja kuidas ei tohiks seda ust kinni jätta ja siis tuleb tolm lihtsalt jalgadelt pühkida ja edasi minna. Need on kõik väga, väga head mõtted ja tegelikult on täiesti uskumatu kella vaadata, sest et tasapisi tuleb juba hakata otsi kokku võtma, aga enne ikkagi tuleb kõige olulisem ju kokku võtta, võib-olla veidi vaadata ka tulevikku. Et kui me paneme nüüd kõik need täna räägitud pusletükid kokku, et noorte suur töötus, samal ajal karjuv tööjõu ning inseneride põud, mis pilt meile 5 või 10 aasta pärast tööturul tegelikult vastu vaatab, et kust tuleb see meie majanduskasv ja innovatsioon, kui me ei suuda noori täna piisavalt kiiresti rakendada? See kasv peabki tulema noorte käest ja mina ütleks, et me ei peaks nii palju lootma välistööjõule, et me peaksime oma järelkasvu planeerima ja panustama sinna, see ongi meie ettevõtete jätkusuutlikkus, ehk see järelkasvupink peaks olema ka, nagu pikem, et tänastest ikkagi 25, see 20 kuni 29, või kuni 30, mis meie sihtgrupp on ka selles programmis, need on need noored, kellest tulevad uued majanduse edasikandjad, võtmeisikud, president, peaminister, eks ole, suurte ettevõtete juhid, nõukogu liikmed, aga see elu on sootuks teistsugune tol hetkel, et nii-öelda see 10 aastat tagasi ei ole võrreldav sellega, mis tuleb 10 aastat edasi. Ehk et kasulik oleks ka nendel tänastel noortel nagu nii juba mõtlema hakata, et mis oskusi ma vajan selleks, et olla ühe või teise panga juhatuse esimees või mis iganes suure energiafirma nõukogu liige, et see ei juhtu nagu ka lihtsalt nipsust, et me oleme täna hästi palju kiitnud ja tunnustanud nagu oma podcastis seda, et võimestanud noori, aga see kõik ei tule ka nagu ei lange õhust, eks ole, et nii ettevõtted peavad mõtlema selle peale, kui ka noored peavad ise nagu sinna teadlikult panustama.
Ja ma hästi haakun ka sellega, et mina arvan ka, et see enda selgus, et võib-olla see, mulle ei meeldi nagu rääkida karjääri planeerimisest, et see kuidagi kõlab ka nagu väga ametlikult ja midagi väga koledat, aga tegelikult küll, et sa pead nagu unistama, et kuhu sa päriselt, nii nagu sa ütledki, et kuhu sa päriselt tahaksid jõuda, et kus sa täna oled ja mis ma pean nagu tegema, aga võib-olla noorte puhul ka, et mis alati ju kõiki aitab, ei ole vahet, kas sa oled noor või mis iganes vanuses, et see tema töökus. Et see on nagu see, et selleks, et kuskile jõuda, tuleb ikkagi tööd teha, et sa pead nagu vaeva nägema, et loota nagu selle peale, et mul kuskilt midagi tuleb, võib-olla tuleb, on neid õnnelikke ka, kellel tuleb, aga valdavalt ikkagi ongi see, et sa peadki tegema tööd, sa tead, mille nimel sa pingutad, et sa näed selle nimel vaeva süsteemselt ja eesmärgipäraselt, ja teiselt poolt nüüd võib-olla tööandjatena, et mina arvan küll, et tööandjatena me peaksime rohkem panustama sellesse, et noori aidata, toetada, nagu arendada ja nagu suunata õiges suunas, ja võtta nad ka vastu, et anda see võimalus, et ääretult kurb on nagu kogeda sellist asja, kui ikkagi nagu kohtad seda, et kus seda võimalust üldse ei antagi. Et sa nagu, sa oled nii noor, et mis sa ikka oskad, et see suhtumine võiks meil ikkagi ära muutuda, eks, et noored on meie nagu tulevik ja nemad selle majanduskasvu tekitavad ja siin saavad tööandjad hästi palju ära teha. Aga jah, tunduvalt kiirem hakkab, sellega on see, et kui eelmistel põlvkondadel oli võib-olla aega ennast kogu valmis panna ja natukene siit-sealt arendada, aga uuel põlvkonnal on lihtsalt kiirem, kuna need muutused on hästi kiired, eks ole, ja enda oskusi tuleb ka ümber hinnata, uusi asju õppida, et seetõttu ongi oluline, et me praegu hästi palju olemasolevad, et me panustame noorte nagu tulevikku selle poole pealt, et me aitame oma kogemuste baasilt edasi, anname oma kogemused edasi selleks, et nad ei peaks jalgratast leiutama, vaid et lähevad siis nagu uuelt pinnalt edasi. Ja ma arvan, et seesama programm ikka, kuna me ise olime nii oleme inspireerunud selle loomisega, et see üks mõte ju ongi see, et julgustada ja anda võimalusi, eks ole, ja laiendada seda nagu teadlikkust, et miks, mida, kellega, kuidas, ja meie põlvkondadel ei olnud selliseid programme. Et mitte keegi ei ole tahtnud panustada, kõik on üksi pusinud oma põlve otsas, panustatakse ju ka nendesse töötajatesse, kes on juba ennast nagu tõestanud, et see on üks selle programmi kandvaid ideid, et meie tahame anda nagu päriselt seda võimalust ja seda nagu perspektiivi ja kaasata nagu erinevaid sihtgruppe, et meil on nagu väga toredad ettevõtted ju ka kaasas, kes nagu siiralt põlevad selle sama nagu sooviga, et teeme ära, eks ole. See programm tundub suurepärane võimalus, kuhu tulla just seda julgust otsima, seda neid tutvusi otsima. Absoluutselt, ja võrgustikku looma, et oleme ausad, et kui sa vaatad neid esinejate plejaade, siis kõik need esinejad on tegelikult sinu võrgustiku liikmed kohe. Nii kui sa oled nendega seal need kontaktid saanud, ja kui sa järgmine kord mainid, et ma olin selles programmis, siis need inimesed teevad mida iganes, et see ongi nagu see, et see alati tavaliselt niipidi ka töötab. Seda tuleks ära kasutada heas mõttes. Jah, absoluutselt, kõik tuleb enda kasuks tööle panna. Kõik hea. No nii, aga ma arvan, et me saime need asjad, need noorte ja karjääriteemad väga hästi siin tegelikult kokku võetud. Suur tänu, Ülle Pind ja Irene Metsis, et te tulite ja rääkisite nendest väga ausatest ja inspireerivatest mõtetest ja teemadest. Et saime kinnitust, et tööturg küll muutub kiiresti ja väljakutseid on, aga noor ikka, kui ta on julge ja kohanemisvõimet jagub ja läbi mõtleb valikuid, siis ikka on alati võimalik tööturul oma õige koht leida. Ja nagu ka läbivalt siin sai mainitud, siis selleks, et neid esimesi samme tööturul oleks veidi lihtsam astuda, ongi sündinud tänase saatega Ellukutsuja, et noortele suunatud programme Play the Future. See on Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse ning Phoenix ja praktikumide ühisprogramm, mis aitab just neid olulisi tulevikuoskusi endas arendada ja karjääri teadlikumalt planeerida. Nii et soovitan kõigil asja huvilistel lähemalt uurida. Aga aitäh veel kord, Ülle Pind ja Irene Metsis, ja mina olin tänase saatejuht Elise Kivi. Eesti koolitus- ja konverentsikeskuse podcast räägib õppimisest, mis aitab inimestel ja organisatsioonidel areneda.
praktilised vestlused täiskasvanute täiendõppest, koolituste kvaliteedist ja tööelu muutuvatest vajadustest.